Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes aastatulemeid. Aastatulemite lisamine on võimalik ainult nendel päevikutel, millel on hindamiskriteeriumites lubatud aasta kohta anda kokkuvõtlik hinne, kokkuvõtlik hinnang, arvamus, käitumishinne ja või hoolsushinne. Kui nendest vähemalt ühte pole lubatud, siis aastatulemite lisamine päevikus võimalik ei ole. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Aastatulemi sissekande vaatesse jõudmiseks vajutame avalehel küljemenüüs päevikud nupule. Vajutame vastava päeviku rea lõpus olevale silmaikoonile ning alla kerides joomegi kokkuvõtvad tulemid jaotiseni. Aastatulemi vaade avaneb toimeta aastatulemeid nupuga. Avaneva tabeli päises kuvatakse päeviku nime, mille õppuritele aastatulemeid lisatakse. Tabelis kuvatakse vastavalt päevikus lubatud hindamiskriteeriumitele veerge. Kui kõik hinnangud ja hinded on lubatud, on tabelis kuvatud järgnevad veerud. Nimeveerg, kus kuvatakse kõiki õppureid, kes on sellel aastal ja selles päevikus olnud aktiivsed. Kuvatakse ka õppurid, kes on enne aasta lõppu lahkunud. Perioodide hinded veerus kuvatakse kõiki selle õppeaasta perioodides antud hindeid. Aasta hinde veergu saab sisestada numbrilisi väärtusi. Aasta hinnanguveerg koosneb vabateksti lahtritest, kuhu saab lisada õppuri kohta näiteks märkusi. Lisada saab ka aasta hoolsus- ja käitumishindeid. Kui hinded ja hinnangud on antud, siis on võimalik hinded lukustada nupuga Lukusta aasta hinded. Sellisel juhul ei saa enam keegi konkreetse aastatulemi tabeli hindeid muuta.